Nüüd on siis niimoodi. Nüüd on niimoodi. Davai, official. Enne kui full hate tuleb, siis ma pean oma luutsu kommi ära. Aga sa plaanisid losengiga teha või? Mõtlesin. Ma saan aru, et need on võrdlemisi tundlikud mikrofonid, et see oleks ilmselt väga nauditav. Kristel tegi, ma jään ikkagi monitoorima. Kristel rääkis, et... Siis ma pean ka ju panema. Muidu ma oleks sul nagu mingi külas, aga mul see soeng ei suppordi nagu seda. Ja ma hakkan nagu juhtmega mängima. Et ma ei tegele sinuga ja ma ei kuula sind, vaid ma nagu... Kas tahad näha ka ennast? Jumal alasta, siis ma ju ei saa jäängi vaatama sinna. Lükka see kontoss vastu nüüd, nagu siin on niimoodi käib ära see lõpuni endale. Vaat super. Okei. Ai, cool. Kui Ari ja Kristel olid pohmellipäev Mattias Naaniga podcastis külas, siis Kristel tegi selle suure vea, et tal oli esimesed 15 mintsa nätsuus ja pooled kommentaarid on jäänud nagu radil. No põhimõtteliselt nagu loll. Kes fucking paneb jätab Chewitsi või Maombi. Kes fuck jätab selle suhu ja siis Kristel oli nii ja siis endas väga pettunud ja vabandas mulle teiste ees ja siis teine kord ta läks Miikali podcasti ja oli niimoodi väikse seelikuga ja kaader oli niimoodi diivani kõrguselt filmitud. Et see on näha, et kui on full 100% mehed on produktsioonitiimis, siis nagu keegi oli nüüd, kuule, et väike Sharon Stone on praegu, et... Jah. Uus taskuhääling Miikael ja Gliitor. Kas sa kunagi draakoni palli oled teinud või? Okei, kas tead, mis on draakoni pall või? Siis kui sa võtad, ütleme, 15 maasika draakonit on ju, ja võtadki paberist välja, teed neist suure palli. Ja siis paned selle korraga suhu. Wow. Sööd seda mingi pool tundi, sul on ülihalb olla ja su lõuad valutavad nagu niimoodi, et pärast on rääkida halb. Fuck. Ma mõtlesin, siit tuleb mingi veidi... nagu, et tuleb veidi keerulisem seletus, aga vanemaks saades saadki aru, et maailmas asjad käivadki nii, et nagu, ütleme, et kui ma mõtleks, et kuidas sinna kosmosesse saaks, oleks esimene inimene olnud, kellel see mõte tuli, see on nii, et lihtsalt mingisugune 1 miljon korda võimsam nagu rakettu teha või. Ja siis, ilmselgelt see on nagu vahel on loogiline lahendus ongi seda, siis kui sa draakoni pall, siis et võtad 15 draakoni kommi ja teed palliks. Ja. Võib-olla ainukene nagu üllatav oli see, et maasikadraakon peab olema. Et see on nagu see, mis ei tule nimest nagu välja võib-olla. Väga palju on pettunud tüüpe, kes võtsid õuna draakoniga. Täiesti mõttetu kogemus. Ei läinud kirja. See on sama nagu teed trenni ilma pulsikellata. Käisid üldse või? Täpselt, kus mu tata. Nagu legid, kui sa nagu orkutisse ei pane oma jooksuringi pilti, siis... Ma ei tea, mõtlesin, mis oleks see nagu see lahe, sest ma ei tea nagu Facebook öelda. Väike dääb ka, jah. Kuhu kaamerasse ma dääbin? Milline mu dääbikaamer on ja milline mu nagu... See on dääbikaamer, davai. Ja riffin kuhu? Riffid ka sinna või siis sinna üles lakke. Wow. Igatahes, hei, pohmellipäev Mattias Naaniga kuulaja, külas on Sander Õigus, hea sõber, hea koomik, nüüd on tuuril, 11 on süüdi, on tuuri nimi Cool. Pohmellipäev, mul on pohmellipäev, mul on pohmellipäev, Ütleme nii, et ma proovisin Kainet septembrit. Ma loodan, et see ei ole nüüd esimene. Ei, 10 päeva sain. Davai. Max on brand new. Max oli brand new. Aga ma ei mäletagi, miks ma 10-päevane holistiline kogemus. Veidi mingit robirohtu sisse ja veidi nõgest ja nõgese teed ja kõik on korras kohas, kõik läheb see nagu ära tulistatud märklaud lihtsalt paraneb. Ei, see on ülihea, mul on sama nagu, et kui ma arvan nagu, et ma vaatan, mis skaalal asjad nagu teevad head või halba, vaata. Et see, et kui nad panid kunagi, nad on jumala lurjused, nad panid mesikäpa paki peale või mesikäpa šokolaadi peale
umbes mingid 2 ruutu šokolaadi, ainult 45 minti metsajooksu. Fuck, see oli nii. Ja mul oli nagu, mida vittu, ma panin tahvlid ära. Täna tunde pole päevas nii palju. Mida sa nussid, vaata. Et samamoodi mul on nagu see, et jood mingi 6 päeva, vaata. Aga siis ma käisin 1 päev maal ja tegin nagu kapsahautist, on ju. Ja minu peas on nagu see, et tere küll nagu healthy body, healthy mind. See kapsas teeb nagu retsilt tõstmist. Ja siis õhtul väike viski. Ei, kus juures? Ei. Sai ka maha paar päeva? See suvi on olnud nii tempokas, et kui ma muidu olen koju jõudmist nautinud hetke, et tead, saab võib-olla klaasiks viskit teha, siis nüüd see on see üks hetk, kus ma saan inimeste eest põgeneda ja proovida. See on see bad influence, me kunagi ise ei utsita teisi jooma. Meie ei ole küll need, kes ütlevad. Ei. Ma rääkisin nagu 1000% sarkasmi. Ei. Kas sa oled seda Meri ja Orava, seda mis iganes tükki oled näinud, on ju? Meri ja Orava. Kas nad seda kuradi lauda tooveti ülevalt alla ja mis iganes see tükk? Meri, oota. Mis tükk? Nagu teatritükk? Ei käi teatris. Ei, see on lindi pealt, see tuleb mingi telekast 2 korda aastas. Ei, oota. Eesti oma? Ei, ikka Eesti oma. Sa tead, mis asi Meri ja Orava ei tea või? Okei. Küsi nüüd, kas ma olen Tammsaaret lugenud. Ei ole. Andrus Vaarik mängib Ivan Orav on mingi selline fiktiivne tegelane, kelle iganes kirjutatud. See oli mingi see vend, et seal oli kuskil mingi siuke bitt, et ta käis Balti ketti keskel nagu kummisaabastega, kes Balti ketti maandamas, et muidu venelased lasevad ühest otsast elektri sisse. No mingi mis iganes. Ma olen liiga loll, ma ei tea, kelle kirjutatud see on. Raudselt Kivirähk, aga kes meil ikka veel häid asju kirjutab. Aga sa ei tea keerata niimoodi selle ängli pealt. Ma lihtsalt iga natuke saja tagant muudan midagi, et heli oleks hästi selline, et inimene tunneks, et ma nagu hüppan mööda tuba ringi. Pitt on siin, pitt on seal, tääbin tere sinna. Meri, ja siis ühesõnaga, kui sa ei ole näinud, siis ma ei saanud, pikale läks see referents, aga seal on siis Lennart Meri, keda mängib Egon Nutter. Ja tema siis telefonis Ingrid Rüütlile seletamas, et tema ei ole mingit viinavõttu korraldanud. Aga see on täpselt seesama nagu, et kogu see asi nagu keeruleb ainult selle ümber, et kui ruttu saaks nagu viinapitsi valata. Aga see, et tema ei ole Ingrid, mina ei ole mingit viinavõttu ja mina tunnen sama nagu president Meri tolle hetkel, et mina ei ole mingit viinavõttu korraldanud. Nii, kas jalgpall on siis ikkagi parem kui seks? Pole aimugi, mul puudub kogemus mõlemaga. Nii et jah, sellega on siis nii. Igatahes seda episoodi toetab Vivatbet, Eesti online spordiennustuse ja kasiinokeskkond. Suur jalgpallimatš on tulemas. Flora versus Levadia 24. septembril. Matš nii ajalooline, nii pingeline, et võib-olla tuuaks isegi vuusõelad selle jaoks tagasi. Öeldakse, et rohi või muru on alati teisel pool rohelise. Aga kummal pool siis? Flora rohelisel või Levadia rohelisel? Õnneks on A Le Coq Arena muru neutraalne. Ka roheline, aga neutraalne. Nüüd on nii. Vivatbetiga on võimalus muuta see mäng veelgi suuremaks. Nad pakuvad spordiboonust. Kuni 100 euroni 100%. Promokoodiga NAAN. Sellel pole selle leivaga mingit seost. See tähendab, et olgu võitjaks Flora või Levadia või kumbki tiim ei taha teist halvasti tundma panna ja lõpetatakse viigiga, siis Vivatbet teeb selle draama justkui 2-kordseks. No aga kui mulle ei meeldi jalgpall, see on täiesti okei. See on raske uskuda, aga kõik eestlased ei ole jalgpallifännid. Ja Vivatbetil on igast teisi variante veel. Korvpallist kuni, ma ei tea, saalihokini ja isegi see kõige igavam asi maailmas. Male. Nii et kas ma olen tiim Flora, tiim Levadia või tiim söön 2 pakki krõpsu üksi tribüünil ära, siis asi, mis mul kogu aeg kuklas on need 4 tähte. N-A-A-N. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. Kurat, aga seal on see, et lõpuks, kui, no ütleme suvetuuril, nagu ühel meist on plaan, et äkki täna ei jooksen ju. See piisab ainult ühel tüübil meist öelda, et äkki
üks õlu äkki. No mingi väike mingi nagu, longer. Ja siis on see, et nagu ma ju tegelikult mul on käed seotud, ma ei saa sind süüdistada enam, sest ma tegin ise otsuse. Sa tegid ise selle otsuse? Ma oleks saanud nagu öelda, aga siis on see, et jah, aga see on nagu enabling, nagu ära ole siis selle seltskond, sa ei saa suvetuurile tulla siis, Mattis, kui sa siuke oled. Ja sa võid bussis ka oodata või midagi. Ja kui Sander ütles, et teeme väikse, siis ma tegin ja jälle on hommikul kell 7. Jälle palusime kohvikul pool tundi kauem lahti jälle. See kuradi Sander oma longeraga päkis. Kuigi ma teen küll seda, et kui mul on see, et ma tahaks nagu, et kurat ära võiks mõned nagu teha, siis need on need päevad, kui ma käin poes ja toon mingit külma jooki päkki. Ja mis ma avastasin veel selle suvetuuri üks seaduspärasus oli, et kui oli see, et lõpuks prooviks sellest lõputust mülkast välja ronida, siis see on see õhtu, kui vaatad, kell on mingi 7-8 Miikael on juba 4 longerat täna läheb tantsuks, nüüd siis, jah. No ja see, kui vaata Miikael joob, siis see on nagu see, et mingi välismaa sõber tuli külla. Nädal tsüklis. Just. Algaski sellest, siis kui ma 10 päeva sai täis mul kainust, siis kui mul tuli välismaa sõber tuli Tallinnasse. Siis on see, et kuidas ma... Tal oli mingid Taani tüüp, kellel olid mingid usakad kaasas. Ja siis mõtled, et kutsus, et ütles, et soovit väga, ma polnud 8 aastat näinud teda isegi, rääkinud ka mitte. Ja siis tal on ameeriklased kaasas, keda ma pole kordagi kohanud. Ja siis on see, et hei, kuule, äkki soovita mingi restorani sööma. Minu jaoks nagu 4 korda viski. Ma jõin reaalselt 2 sotti viina kodus, et oleks nurk maas. Ma ei tea, miks ma selle avalikult välja ütlesin, aga 10 päeva kainut. Ja siis viisin Ukraina restosse. Kauge juhu tuttav kutsub restorani. Ja siis sain aru, et nad usakad olid väga viisakad ja nad ei pigem sellised posh fine dining inimesed. Issa olid lädras üksi. Ma olin nagu niimoodi, et teeme šoti viina vähe ja siis see Taani tüüp võttis ka poole pitsi kaupa. Ma olin, et I'm out. Nagu, aga sa oleks võinud, kui nemad keegi eesti keelt ei räägi, siis sa oleks võinud eesti keeles teenindajale nagu öelda, et kuule, et too mulle nagu mulli vett, on ju, aga see on nagu 9 korda skinny piss. Ja keep them coming. Ja siis mingi... Tüübid mõtled, et kala vastu allergiline, mis pask on jube lääpa vajunud. Ja see ongi see, et valetad endale, ma arvan pikalt, et nagu noh, ma olen siin hänginud küll ja suhelnud ja mul on päris palju sõpru ja tuttavaid, et mul ei ole ju seda sotsiaalset ärevust. Ja siis kui selline olukord tuleb, siis saad aru, et nagu on 100% see, et kui ma pead enne tankima kodus viina veits. Aga kas sa arvad, et see oli nagu nende pärast see? Muidugi. Et Kairi on lihtsalt veider on. See oleks veid, sest ma ei tea, minu... Kas tegid tee peal kuskil mingis baaris peatusega? Kahjuks ei, ma olin juba hilinemas. Ja siis, aga noh, ikkagi kohale jõudis SAS-ina. It's a tradition, we have to take shots of vodka, you know. Siis kõik usakt on, ma võtan ainult veini, nagu mis siis. But it's a Ukrainian restaurant, come on, we have to do it. Ahmas jumala verelipa, nagu please, come on. See oleks võinud neid süüdistada pro-Russia lämmises. Viimase taktikana rahvast pitsile saada. Mul oli siuke paanika, et ma mõtlesin, et nad niikuinii teavad, et ma olen nii, et ma hakkasin ütlema nii-öelda koomik. Nad niikuinii teavad, et ma olen koomik, et see sõber on rääkinud. Stand-up koomik. Ja siis mul oli täielik paanika, ma juba peaaegu hakkasin märkmeid tegema, et mis need conversation starterid oleks. Ja siis sa mõtle, mis mul tuli, et so, which side are you on, Israel or Palestine? Lihtsalt, et nagu, noh, määrata ära, et miski ei loe siin, kõik on nagu siuke... see on vaba vestlus. Vaba vestlus. Aga... Any black people in... Siis kui ma Taani koolis käisin, kus ma selle sama tüübiga tutvusin, see Taani sõber. Sa käisid Taanis koolis? Jah, mingi folk high school, ehk siis 8 kuud tegelikult filmikursus heilis. Et nagu pärast... Rahvusvaheliselt haritud. Ega see kuldmuna ei tule niisama. Ma räägin nagu, see nüüd ikka see sibulal on ikka mitu kihti. Sibulal on mitu kihti? Eesti sibulal. Mugul sibulal. Mitte punasel sibulal. Ma mõtlesin, et miks sa tundsid vajadust täpsustada nagu... Mitte punasel sibulal ja mitte nagu sibulal. Mõistad? Et mitu kihti on ja siis... Miks ma, vaata? Taanis Fürschool on. Taanis see... Kui sa esimest korda poisiga musi tegid? Ega miks ma seda, miks see... Sa tahtsid upustada? Jah.
ma käisin ainult Tartus koolis näiteks. Igatahes Taani kooliga ei tule see meelde, mis ma tahtsin öelda. Lihtsalt tõenäoliselt tahtsin nentida, et see on ikkagi rahvusvaheliselt. Äkki tuleb siis 7 mintsa pärast meelde keset hästi sinu põnevat, hästi sinu lugu. Väga hea. Igatahes, see on taskuhääling. Pohmellipäev. Kas see on pohmellipäev, kui ma ei ole saanud kaineks? No, vist ei ole tegelikult. Keegi ütles mulle, out of all people, Johannes Vaher ütles mulle mingi hetk, Johannes Vaher, okei. Ütles, ma enne ei olnud selle nurga alt mõelnud, aga ta mingi hetk mulle ütles, kui ma kirjeldasin oma pohmella talle, siis ta ütles, et see ei ole pohmell, see on alkoholimürgitus. Ja siis ma olen vahel nüüd hakanud vahet tegema, et kui sa võtad nagu 3 õlut ja on veidikene siuke miks ma nagu nii siis see on pohmell, aga kui sa oled ärkad üles niimoodi, et ja päris, et sa oled kägaras, isegi TikTok ei aita. Ja mul toda pole. Ei ole, ma mõtlen... ma pidin TikToki tegema, ma lubasin poistele. Nüüd tegid ära või? Ei, ma ei teinud, ma peaks nagu tegema. Mis poistele sa lubasid? Rogerile ja Tänile. Et sul on nüüd tuur, 11 on süüdi, tuur on... 11 on süüdi. Nägid plakatit, on lahe. Päris hea, vaadake ka. Kui ma viitsiks, ma paneks selle siia, aga tõenäoliselt... see oli alguses, nii palju ma olen viitsinud, see on alguses näha. Saada mulle vaid. Veebi brauserisse kirjutada sanderoigus.ee või huumoriklubi.ee, siis saab seda ka näha. Lisaks saab ikka oli tuuripileteid. Aga ühesõnaga selle Taani kooliga seoses. See... mis ma rääkisin? Nagu tuuri siis plakat, siis ma tahtsin vist rääkida, et kui lahe plakat on, aga... Jah. Hakkame algusest peale. Aga tõesti, tavaliselt ma tean, et see on osa sellest, et lähebki meelest ära ja see ongi läbiv joon siin, et tõesti laiali on kõik, aga täna mind kuidagi nagu häirib see, et mul ei tule meelde, mis ma selle Taaniga minul oli ka nagu mingi ülihea asi hakkas tulema, mis sellest oleks jätnud minu nagu sellise intelligentse ja haritud mulje. Midagi... variant, aga igal juhul tuur tuleb. See, et sul ei ole neid ühesõnaga kägaras pohmeille ei ole, siis ma täna just mõtlesin, et kui sa kirjutasid, et eile läks jälle veits pikale, siis ma mõtlesin, sa tuleb nii fresh as fuck jälle pool pestud juustega. Tavaliselt on see, et sa oled just tulnud duši alt, kui sa tavaliselt jõuad, siis sul on veidi niuke niiskus peale. Ma saan aru. Ja siis ma oleks pidanud ütlema, see on videoga podcast. Aga et kui sul seda ei ole, siis mõtle, kui sa oleks hakanud tegema seda pohmellipäeva lihtsalt, oleks see sinu mõte olnud. Ma teen pohmellipäeva ja siis kõigil on nagu, mis siis teistmoodi nagu on. Nüüd ärkad üles ja lähed muru niitma. Cool. Lahe. Lihtsalt. Aga mis siis on? Kas see on see originaalkontsept nagu sellel saatel, et kas sul oli nagu, sa olid nagu lödi ja siis panid lihtsalt lindistama ja siis järgmine hitt või? Järgmine hitt, jah. See oli pärast enne Covidit napilt, aga kõik läks allamäge siis, kui hakkasid külalised käima ja ma mõtlesin, et võiks filmida ka. Siis oli see, et ma väga ei taha paistes peaga punaste silmadega, ära nutetud silmadega siin hea riff on nagu ja et YouTube'is nagu enne see oli see, et video oli ainult Patreonis, heli sai kuulda ja see oli selline saladus, äkki see on nagu näitemäng aga kui sa tuledki kakaste pükstega ja kui keegi kunagi kuulab nagu, praegu enam keegi ei viitsi kuulata neid sooloosi, aga kui sa jääd vanade kodusse kunagi ja siis mõtled, mida kuulata on ju, ja sul on tussisööjad otsas, siis on see sama energiaga kui tussisööjad on pohmellipäeva. Esimesed 10 osa on sellised lihtsalt keegi kirjutas ka, et ma tunnen läbi heli seda mõõka, mis suust välja tuleb nagu sellised lihtsalt ja mõni kirjutab mulle vahel mingid referentse, et see oli hea leid või midagi, see on nagu mul pole ajus on 0 kohta selle jaoks. Aga nüüd see on siuke corporate nagu? Jah, see on corporate, meil on sponsorid, meil on 6 valgustit, 3 lisamikker igaks juks ready to go põrandal. Ja kõige kallim on põrandal. Kõige kallim on põrandal. Okei, ma ei väärinud seda. Kas sina, see oli mul langer läks pihta. Perse. Mis see oli see Taani asi?
peaaegu tuli juba mingi Longerose esimene jook, see pinge seal, et juua. Perse küll. Äkki see, kus sa selle mingi tüübiga tuttavaks said? Just! Thanks. Seal tuli see, et ma tahtsin seda esimest conversation piece'i küsida, on ju, selle praeguse kaasa kohta. Ma juba ütlen 3. trigger sõna. Lahe. Ja siis seal mul oli see, et oli ka pinge peal pärast keskkooli SA-asi nagu kuskile võõrasse minna mul nagu väljapoole sellest keskkonnast, kus mul 12 aastat on, ma olin ühes koolis kogu aeg, ühed samad inimesed, ühed samad õpet. Ja siis on mingi esimene dinner seal rahvusvahelises koolis niimoodi oma grupiga ühes lauas. Ja siis seal ma küsisin, et so anyone thinking about suicide? SA icebreaker. Lihtsalt kuskilt tuli, ma olin ise ka veits ehmatanud ja siis alguses siuksed Jesus Christ, aga siis näed, et pooled tüübid, they're cool. Nagu näed ära kohe siukse küssiga, et kes on need, kellega võib-olla hängida edaspidi. Ja üks neist ongi siiamaani pestikas. See ei olnud see, kes nüüd tuli. Üks teine Taani sõber on, kellega mul on lähemalt. Aga igatahes külas on meil Sander Polnusväär. Just. Mul on isegi kahju, et meil tuli. Võib-olla äkki see oleks enne nagu... Jah, kui ta oleks kohe tulnud, see on nagu siuke põõr. Aga nüüd me tegime sellest mingi suure asja ja äkki siis, äkki sinu see, mis meelest läks, on nagu parem. Jah, ilmselt, aga seda me ei saa kunagi teada. Aga tuur, jah. Jah, tuur. Kuule, kas sa oled siuke tüüp, et sa nagu, kui on mingi jama, nagu veidi asi häirib elus, nagu see, et sa praegu on pilgus näe, et sa vist ei mõtlesid, et oleks võinud koju jääda. Et kas sa oled siuke, et kui mingi jama on kuskil, miski asi segab, miski lahendatav miniprobleem, kas sa oled see, kes lahendab selle kohe ära? Stressan päevi. Et umbes kodus mingi asi äkki lööd kuhugi vastu mingit piida kohta ennast ära puusaga vastu piita ja fresh, nii fresh, hea, et ma ikka uuesti joomaks. Et ütleme mis ma ei... Paned puusa piita! Jah, et ma ise maja ei oma, on ju, et ma ei tea, mis seal olla võib. See võib veider tunne olla. Et nagu, ma ei tea, gaasiboiler ajab kogu aeg veidi gaasi tuppa. No, et mingi siuke väike asi, üldse mitte eluohtlik. Ja siis oled lihtsalt nii, et ma nii palju, mul 3 meili täna vaja vastata, ma täna ei jõua tegelda sellega. Et jätad nagu kogu aeg lükkad nagu edasi või? Jah. On jah? Jah, mul, aga oleneb mingi koduasjadega nagu, kui midagi laguneb, siis ma nagu ei viitsi välja arvatud, mul sadas ühest kohast nagu sisse, sest mul ei olnud venditorudel neid mütse peas. Ja lahest, kohe tilkus voodi juurde. Ja ma eeldasin, et need on need venditorud, kui ma ostsin selle maja. Ja läks 5 aastat ja 4 kuud. Ja ma pean nüüd normaalse tüki lage välja vahetama. Aga ma teen viivatpett, kui sa enam ei jõua. Aga ma teen endale kontori asjadega niimoodi, et mul on, ütleme, mingisugune asi, mis on vaja teha, mingi administratiivtöö ja siis ma nagu stressan nagu 5 päeva nagu ülihullult ja nagu öösel hakkan nagu voodist üles tulema, et kas ma teen nagu praegu, ei, oot, puhka ja homme ja nagu, siis see võtab mul 25 minutit. 25 minutit niimoodi kohvi kõrvale ja ma vaatan telkut. Ja üli stressivaba oli. Mul on näiteks see, vaat mingi see kuradi nuss on, et sul peab olema biojäätmete konteiner. Ma ei tea, kelle mõte see oli nagu putsi reisk. See on halvasti hea mõttega, see on halvasti tehtud. Kuskil Hollandis on mingi linn, kus ta tehakse niimoodi, et kogutakse tasuta ja siis sellest tehakse mingit multsi või mis iganes ja siis seda mingi müüa, ühesõnaga mingi full, et see tasub nagu ära selle kogu, aga maal on see, et kirjutasin, et kuradi saan iga päev selle iga kuu selle tühi sõidu senne, on ju, et nad võtavad tavalise, aga siis küsivad 3 euri veel sellepärast, et mul ei olnud biojäädet. Ja siis on nagu tühi sõit, kuigi nad tulid niikuinii tavalise, see ei ole nagu iga päev käivad? Ei, mitte iga päev, iga kuu, aga on ju. Nüüd kirjutasin valda, et mul on taga kuradi kompost jube hästi tehtud, et äkki saaks nii, et mul ei pea seda olema, et
see kuskile pidi nagu teada andma, et kui sul on 2 posti. Okay. Tädi ütles, et muidugi saatke pilti ja paneme siin nimekirja. See oli nüüd siis mingi 9 kuud tagasi. Ma pole pilti teinud ja maksan iga kord selle tühisõidu eest. Et kas see vastab see küsimusele? Aga millalgi peaks tegelema? Ma nagu peaks, aga nüüd on juba see, et eks ma vist lähen ikkagi mingi reisil ära ja siis pole enam vahet. No. Mul läks 3 kuud vist sellega, et siis kui uude kohta kolid, siis vaatad seda nagu seda promoposti täis, reklaamposti täis, postkasti ja siis ma teen selle Omniva taotluse ära varsti, et kleepsu saaks. Sa ei tohi lihtsalt kirjutada ära pane, sa pead saama selle Omniva kleepsu, et siia ärge pange. See on nagu powerful või? See toimib ja siis nad ei tohi. Tava kleepsu on pohku. See peab olema selles õiges fondis, Impact Narrow. Või ma ei tea. Omniva. Tere, Omniva on nii fucking loll nimi. See Miikali bitt nagu, et keegi kuskil mõtles, et meil oleks vaja nime, mis kirjeldaks, et me pakume postiteenust Eestis. Või äkki sellised, et keegi Eesti Postis istus ja mõtles, et me pakume postiteenust Eestis. Omniva. Aga huvitav, aga me kõik kasutame seda, see ei ole nagu Statoil. Väga hea firma on see. On jah? Väga hea ettevõte. See on mingi sponsorlus? Ei, kindlasti pole neile klippe teinud ja pole soed suhted. Kuldmuna või? Millest need klipid olid, et sa üritasid inimesi veenda, et Omniva ei ole loll nimi või? Ei, ma olin nagu, mis need on? Kiri läks kaduma. Ma tegin hästi suure reachi nagu oma acting skillis, oli nagu ma tulin, astusin ees, aga koosolek käid. See oli nagu minu jaoks midagi uut. See tüüp kahtiga, Mattias, meil on midagi uut. Äkki sa mängid Tohmanit? Oh shit, what a reach! Me käisime tegime Weinbergsiga käisime ühte mingit ETV saadet mingit asja tegemas kuskil Stutsis ja see tuli hästi halb, see tuli hästi ja sa olid ära ja sa olid seal sa olid igatahes, mis me rääkisime see Taani sa olid seal Fringe'il ja siis seal meil oli nii, et me pidime tegelikult hästi mingi tugev osa ette valmistama ja ilmselgelt jäi viimasele minutile tuli dog shit ja siis seal ma nägin, et ma läksin kohe sinna, et tee nagu halvasti justkui halvasti ja piinlikult midagi kohe, see on mul see go to kohe nagu selle asemel, et nagu et mul on veidi aega vaja, ma kirjutan veel, mõtlen mingi parema asja. Kohe sellesse. Siis ma pärast ütlesin Tänile autosõidul tagasi ka, et ma läksin jälle sinna, siis Tänne seab ja läksid sinna. Aga kui see töötab, see on kuldmuna. Fucking kuldmuna. Kui keegi toon, sitaks hea nagu. Sul need papsi tegelased on nagu päris head. Need, ja. Sul on tegelikult nagu 2 asja. Jah, see on see... Tohman ja paps. Tohman ja paps. Joo, kas sa oled mõelnud? Kobakäpp, kes on ka isa. Ma teen ise selle, panen ise selle voolu majja. aga see praegu tuli meelde ükskord 600 000 siis kui Lasnamäel elasime, siis paps tegi hästi palju elektritöid ise ilmselgelt on ju mingi 14. korruse 2 korteri elektrikilp suur ja siis ma käisin taskulampi hoidmas ja siis mu paps tegi reaalselt selle, et nii ma panen nüüd kruvikeerajaga siia, kui näed, et ma jään krampi, siis lihtsalt täie jõuga lükka mind eemale ära hakka katsuma, et issi mis on, tegi mulle siukse kiirkursuse ja siis lihtsalt hakkas tegutsema nagu praegu ma ei julge nagu kuskil on mingi nagu lahtise otsaga juhe, isegi kui ma näen, et see on ots ära lõigatud pikendusjuhe, kus ei saagi voolu sees olla, siis ma kardan seda ja siis sellel ajal lihtsalt nii, et
korra katsud, pole vaja mingit multimeetrit või midagi lihtsalt. Ja iga kord, kui nagu korgid välja lähevad, nii et ma pean lihtsalt selle asja lahti tegema ja lülitama, mul on see türa küll, siis ma olen mingi tuumajaama operaator, nagu mida te tahate. Pisspudel, kõik on reklaam. Täitsa paski. Ma hakkas nii pala. Oh, we have fun here. We're having a good time. Miks ma seda fiksimisasja küsisin, oli see, et ma ostsin poolest tagasi ostsin uued elo. Siis võtsin mingi hästi odava phone case'i telefoni ümbrise. Ja see on vastikust silikoonist, nii et ta nagu haakub igale poole. Ja ma olin täna, nüüdseks on mingi 9 kuud möödas. 9 kuud võib-olla möödas sellest, kui ma selle ostsin. Või 6, vahet pole. Täiesti ebaoluline. Mitte 1900, aga ja see iga kord, kui ma selle panen tasku või võtan taskust välja, ma nagu kaotan närvirakke, sest et ma olen nagu, see ei lähe taskusse, sest see haakub nagu püksi külge, voodri külge või välja võttes on samamoodi, see on kinni. Ja ma ei ole 6 kuud tegelenud sellega. Ammu saaks osta uue. Ma tahaks sellist, mis slaidiks välja, mul on ebamugav või võtta case ümbert ära. Ma teadlikult olen otsustanud 10 või 15 korda päevas närvi minna, sest mul on vale telefoni case, mis oli mingi 15 €, siis see oli ka odavam. Selles mõttes osta üks siuke. Sa oskad elada. Ja mina hindan seda. Sa pead nagu kuidagi aga see saab olla selle kohmaka papsi lollid isad 6 miljonit laulul. Et nagu see tuleb, nagu püksid tulevad jalast ära, vaata. Võikski olla paps takistusrajal etendus. Lihtsalt ongi komistan lihtsalt tund aega. See kõlab üks, ma ei hakka ütlema, mis produktsioonikompanii Eestis, kes vahepeal paneb. Lihtsalt pika nime, mis kirjeldab projekti kaudselt. Kas see on, riimub kuidagi siukse kaun juurviljaga? Ole vaid. Aga jah, et see on üks variant. Mulle ka meeldivad nagu lihtsad nimed, et Sanderi söögisaade, Sanderi jutusaade. 11 on süüdi. Nüüd üle Eesti. Üle Eesti. Aga mitte Rakveres. Rakvere saab aastaks time out'i. Tammsalus on või? Ei, on jah. Ja, normid Rakvere vennad võivad sinna tulla. Täpselt, tulge, kellel load on. Need, te teate küll, kellest ma räägin, teie ei tohi. Need Rakverest, kellel pole lube ära võetud, saavad tulla. Aga ma arvan, et see on hea viis, kuidas nagu lõigata oma publikut. Just, siis ma saan ise käia Rakveres. Jaa. Käisin ka ju. Ja käisin, ja. Oota, kas sul on, nüüd sul tuleb ka ju nagu mingi... Mul tuleb november, detsember väike, pärast sind kohe. Kuna sa alustad? Ma ei tea. Ei tea, okei, ma lõpetan nagu 17 november. Siis on hästi. Aga mul on seal mingi viimases, tegelikult mingi peaaegu nädalane nagu auk. Tavi. Sest see on mingi kandlekuupäev on kuskil seal lõpus. Kas sa oled näinud siukest kohta nagu papsid.ee rääkides papsidest? Ma olin pannud omale väiksed, ma olen ajakirjanik ka, on ju. Ma olin pannud omale notsidesse selle. Ja juhuslikult läks jutt papsidele. Ühesõnaga on siuke asi nagu papsid.ee, kui sul pole tulnud Facebooki ette. See on nagu 2 tüüpi, kes on papsid. Ja siis nad teevad laagreid päris isadele. Ja üks, mis mulle ette jäi, oli see, et tagline või see kirjeldus sellest papside laager lastega, on ju. Et näitame, kuidas luua oma lapsega elukestvaid mälestusi. Meil lapsi pole, on ju. Aga kas see ei tundu nagu üks asi, mida kõik niikuinii oskavad? Et sul on nagu, sul sünnib laps ja siis sa oled nii, et mis ma teen taga? No jaa, aga... Ja siis lähed koolituslaagrisse, et kuidas oma lapsega suhelda. Jah. Ei, no sellepärast, et inimesed arvavad, et seda pole vaja ja siis... Aga... Okei, ei, siis on fine. Ei, hea, et tehakse ja... Ja tehakse ja pannakse raha sinna, kus öeldakse, et ma ei tea, mängige siin koos lihtsalt. Tee elukestvaid mälestusi ja siis kõik need 70 tüüpi, kes oma lapsega kohal olid,
mängima peab või? Olemas olema lapse jaoks või? Ei, ma olen ainult Saa perses. rihmaga. Kui on olemas need ärimudelid, mis on mõeldud tegelikult meeste ja naiste jaoks. Ma arvan, et kui vaadata nende seda meta-adside nagu sihtgruppi, kuigi mulle tuli, on ju, aga ma eeldan, et seal on ikkagi nii, et women, mothers, ja siis on see, et türa on jah värdjas mees, ta ei mängi üldse mu lapsega, tal pole elukestvaid mälestusi tulnud. Ta ei ole nagu see nädal Reveniga üldse mänginud. Mina käin, vaatan, kuidas ta kuradi iluuisutamist teeb. Võib-olla sellepärast ei käigi, et on iluuisutamist. Sa läksid sinna? Ei, väga hea, sest ta on nagu pede ja isale ei meeldi see, ja. Okei. Mina mõtlesin, et me hakkame siin ehitama midagi põnevamat. Ei, ma, low fruit. Kas siin on kuskil libastuda? Ehk siis kommenteerige alla, mina ei saa sellest aru igatahes, siis on mingid meeste väelaagrid, millest ma ei saa samamoodi aru. Aga mõtle, kui pammer see oleks nagu, on ju, mul ei ole nagu isa, on ju, aga sul on nagu tegite mingi suupõle musi ja mingi 2 isa. Nüüd üks on Vormsil nagu see tead. Tüha küll. Pane need pildid, kui sa julged. Mattias tutvustas meile oma siis tädimeest, kes on nii ilmselgelt Mattiase bioloogiline isa. See on nagu täiesti perses. Kui sa paned Mattiase tee vanaks äppi, siis see on see Vormsi mees. Või sa panna vist. Ja ta tuli niimoodi, et ta pani. Ära seda räägi. See on illegaalne, ära seda räägi. Ma ei taha, et ma pean seletama seda. Mõni arvab, et Vorms ei ole Eesti. Vorms on väga Eesti all ja Eesti seadusandlusega. Oh my god. Ei, see, et ta lendas lihtsalt peale, tere pilli uks lahti hakkas naistega riffima. Koni ees ta saali tuli. Koni ees. Ei, aga jaa, et... Et sul pole isa, sa hakkasid rääkima. Ja seda nagu ei ole, jah, on ju, sest Estonia on ju. Nõps. See Estonia pommitamise ajal või? Estonia pommitamise. No, et siis, kui see Estonia teatrisaali pommitati, siis või? Ei. Varem, hiljem. Ei, huvitav. Sa, kes sa arvad, et nagu juudid on süüdi või? No ikka. Aga, et sul nagu paps on ju, siis, no mitte siis see Vormsi bioloogiline isa, vaid see, kes nagu teeskles sul seda. Terve elu on teeskles seda, see kuradi elektrisojojoint teeb. Acting coach. Et mõtle, kui tema, sa oled süke murdeas Matu, ütleb, kuule, me nüüd lähme isade poegade laagrisse. Magate mingis selles kärgmajas kahekesi ja mingi loote mälestusi. Telefoni olla ei tohi. Jalka MM käib, aga ei vaata. Pool tundi peab kallistama järjest. Mingis saalis joogamati peal. Spoonima. Ja iga hommik pead isaga eskima muusidega. Ja ta korrutab iga öö. Sa oled tegelikult ka mu poeg. Sa oled tegelikult ka mu poeg. Päriselt ka. Ja loobite Toivo pilte kirvestega. Aga see on ülihää, nagu palun, kui sa julged, siis ja kui see ei ole ebaseaduslik, siis kõik palun kirjutage Mattiasele. Mattias privaatselt saadab teile selle pildi oma fucking bioloogilisest isast. Nii crazy. Aga ju siis on see, et kui oled võib-olla need jäidki mul tegemata, need isa ja poja, isa ja lapse papsid.ee poolt pakutud. Saas jälle. Kas sul on tegelikult mingi diil või? Sest see saab nagu, me oleme seda rohkem maininud kui huumoriklubi.ee. Tõsi. See oli mingi 7 toores papsid.ee. Minu oled selle vahepeal ekraani peal ka. Mõtle, panekski see animeeritud. Aga võib-olla see oligi puudu, mis mul oli papsiga puudu ja kui ma kunagi papsiks saan, siis on see, et ma ei oska sittagi teha, näidake, kuidas ma leian side. Jah, kui sul see õnn õuele tuleb. Jah, vaatame, kas kui jobitööl hakkab. Võmeliive.
aga võib-olla ma olen lihtsalt oma elu nii õigesti elanud, et vaata, mõni inimene teeb selle vea, et ta hakkab kohe mingi 16-aastaselt grindima, ta on lugenud mingisuguse ühe eduka inimese raamatu läbi, et ei peagi sõpru olema, sõbrad tulevad hiljem, bla, saad rikkaks, grindid, kuni oled mingi 45, siis hakkad ringi vaatama, et see periood, kus nagu sõpru ja eluaegseid suhteid luua ja osata naistega suhelda ja võib-olla, et see aeg on möödas, mul on kõik olemas, mis ma tahtsin, hakkaks nüüd siis sotsiaalset elu elama. Ja siis saad aru, et sa käid ringi nagu mingi katk mööda linna, lihtsalt kõik on nagu, what the fuck, kes see fucking weirdo on? Ja siis satudki sinna Toorkakao laagrisse, kus kõik on mingisugused ex-vangid ja kuradi endised narkarid, kes on nagu, polegi vaja mingit kokaiini resti. Toorkakao laager on väga hea viis seda kirjeldada. Toorkakao laager. Aga ei, ma tean, ja sa oled see keskea kriisis IT-mees nagu pika juukseline, sa lähed sinna, siis neil on seda, äkki pane patsi. Yeah. What the fuck? Ma näen siit. Joo! What the fuck? Kuidas ta teeb seda? Ei, need on nagu retsid skämmid. Aga ma saan aru, vaata, Eesti on perfektne riik, sest me oleme nii väheusklikud, et inimestel on midagi vaja, mis annaks neile lootust ja lohutust. Kas sulle meeldib see või? See jah. Vahetame ära või? Ma võin juua seda küll, roosat küll. Võid või? Tere, ma olen kogu aja su kollast vaatanud. Ai, sa raisk. Sest tead, I love the pink. Uue autole. sa oled nagu paha mees. See on hästi huvitav, et sa oled kuidagi nagu mingi selle peresõbralikkuse nagu mingi kuvandi nagu tekitanud. Aga need inimesed, nad ei tea, et mul podcastki on. Nad oleks väga üllatunud. Seda küll, jah. Tegelikult see on lahe mõelda. Ei, see on üldse vaata, kui sa tead kedagi nagu ma ei tead kedagi meelelahutuses, kellel on võib-olla mingisugune harjumus, millest avalikult nagu ei räägi ja siis tema see kuvand, sul on see, et sa vaatad, kuidas su vanaema nagu vaatab telekas, mõtleb, et küll on maru poiss ja sul on see türa, kui see vanaema teaks, mis juhtub kohe, kui pausile pannakse nagu et mis sa arvad, kust kogu see särts pärit on? Minu meelest see, kui te käisid seal hommikanuga saates, siis see oli nagu mõnus värske õhk korraks nagu riiklikus televisioonis, sest tegelikult tore saade ja värk, aga see on ikkagi nii kuidagi, keegi ei lähe sinna nagu filtreerimata riffima nagu. Seal on kuidagi küsid suunatud nii, et kõige suurem kuningas maailmas on see külaline, põhimõtteliselt räägi, kui lahe sa oled, põhimõtteliselt, kuidas siis vanasti oli, mis sa siis sellest arvad. Ja siis kui näed seda kuradi Tänni riffi seal mingite lehmete teemal ja siis näed, et nagu päris asi lõpuks jõudis kuidagi ja siis ta on nii kuidagi väheks jäänud, et ma olen ka käinud mingitel nagu salvestustel ja seal on tempo nii retsilt peal ja sa ei tohi läbisegi rääkida, sa ei tohi vahele väga segada, keegi nagu on nüüd, okei, kui sinu kord on, sa räägi ja siis saadki aru, et tegelikult minu enda ettevalmistamata asi lihtsalt iga kord, kui tegelikult antakse mikker, sul peaks olema nii, et nüüd on aeg. Ega nad välja ei lõika tegelikult midagi. Jaa, aga riffi tulebki usaldada, vaata, aga inimesed ei julge, sellepärast, et see mingi nagu planeeritud ja siis see on kõige hullem asi, vaata, mis juhtub, et sul on mingisugune nagu lugu, mida sa nagu planeerisid, aga sa ei ole seda kunagi nagu rääkinud kellelegi ja siis sa saad mingi poole pealt aru, et okei, mul on see putsis, sa saad poole pealt aru, et okei, see on mingi 9-mindine nagu, et kuidas ma nüüd ruttu jõuan nagu mingisuguse pointini, kuidas ma siit kuidagi nagu välja tagurdan. Ja, kuidas ma saaks jõuda lõppu, et mendid tulid. Jah. Me kunagi Rogeriga kus Rogerist? tegime sellise, vaatasime ühte koomikut lava peal, tal ei läinud hästi, on ju. Ja siis me avastame üks asja nagu struktureeritud pomm. See on see, kui kellelgi on nagu hästi pikk bitt, see on mingi nagu 8-tahuline, on ju, ja esimene inimestele ei meeldi. Aga tal ei ole mitte midagi, sest see on selle tema 6 minutit, ta peab seda tegema. Ja siis ta avab selle teise tahu ja inimestel on see, et okei, meile nagu ei meeldi, et palun räägi ükskõik millestki muust. Aga ta on see, et aga mul ei ole. Mul ei ole riffi. Siis nad proovivad korra selle
crowdwork'i, vaata selle, aga inimesed Eestis vaata ei austata crowdwork'i, nad arvavad, et see on lihtsalt mis sina siis teed. ja. Koolis töötad, jah. Ja siis ta läheb... Pedofiil. Teeks siis seda. Ja siis ta läheb selle 3. tahuni, siis tal ei ole ikka midagi muud, crowdwork done ja siis, aga ja ta surub ja kõigil on ja struktureeritud pomm. Ja see on see, mis juhtub hästi palju inimestega nagu intervjuudes samamoodi, see lugu nagu sellest saab nagu vangla. Siis tegid suu lahti, tead Anu! Ja siis on juba kõik putsis. Kord tuli 85. siis, kui me käisime seal Moskvas. Ta peab seda teadma. Sul peab olema selle, kes see ütles sellele röstil, sellele majandusvennale Värdjas, kopterivend. Raivo Vein. Ja sul peab olema tema see nagu enesekindlus ja tema see isik nagu see, kuidas ma ütlen, see egosurm, mille ta on saavutanud. Et ta on nagu nagu lihtsalt crash. Never not crashing. Never not crashing. Never not crashing. Jah, et suva, et 15 mintsa välja lõigatakse pärast. Aga ei, see on, vaata, inimesed ei saa aru, sõna nagu või tähelepanu väärtus on üli nagu see ja see on ju tegelikult see, mida sa stand-upi tehes nagu õpid, on see, et sa ei raiska ühtegi sõna, sellel on mingisugune, et isegi kui see tundub juhuslik, siis see on et sa saad sellele nii-öelda esiteks mingisuguse rütmi peale panna, on ju. Et see on sama, kui sa kuulad nagu Danni nagu riffimas, siis sa saaksid sellele, ilmselt kui sa paneksid beat'i peale, siis sa saad aru, et okei, et see nagu siin on mingisugune, me teeme midagi. Ta teeb mingit, jah. Aga ta on lambi tont. Jah. Ma mõtlesin, kas see oligi see tema Jõhvi politsei tuli pitt või, kust see algas kõik või? Lapsepõlve, ma mitte see. Ei, see oli üks open maker, keda vaadates me saime aru, mis asi on struktureeritud pomm. Mahlane struktureeritud pomm. Hästi sitta crowdwork'i tehaksid. Kas sa tuled pärast huumorilaborile ka komöödiat tegema, sest sulle meeldib stand-up komöödia? Ei tule. Sul on varsti tuuri tegema, aga sa ei lähed lihtsalt otse peale. Mul on see sama, teine reeglist. Sul on teine, mis asi see? Sodi. Teie lähedal. Kus see tääbikaamera on? Ma lisan kihte. Ma tegin, eelmine nädal tegin juba, siis piisas septembriks. Nagu, et mulle väga meeldib. Piiratud koguses. Nagu alkoholgi. Nagu, ma tahan väga head veidi. Ja siis juba rohkem ei taha. Tavai, kahju. Tead, mis 11. septembril juhtus või? Nii? Mulle tuli Instast. Jälle juutide juurde, jah? Jah. Juudi jutud. Meie ei unusta kunagi. See võiks olla podcast juudi jutud, sest inimesed eeldaks, et sa oled nagu... Jah. Või paneks tütri nimeks Juudit. Tean ühte tüdrukut, kelle nimi on Juudit. Siis ongi, mõtled, kas on mitmuses ja rõhk on meidi vale. Nagu siuke soomekas. Kas nad on Juudit? Juudit. Tähemalt olla Juudit. Ütle, jah. Teeme, jah. Ja siis... Aga juudi jutud, sina ja Eino Baskini vaim. On sul, unustan. Ma ei tea. Juudi jutud ma jäin oma lolli nalja kinni, sorry. Et kui juuditiga seksitakse, siis see on inside job. Mängid kidra. Ära tea, eluaeg suke. Balansseerinud elu muusika ja huumori vahel. Erinevad kunstivormid, tead. Varsti tuleb ka kujutav kunst. Eiga see on hea, selles ma olen nagu kade sinu peale. Mul on munad on nagu kõik ühes korvis, vaata. Mul ei meeldi midagi muud teha. Ma ei ole milliski muus hea. Ja ma olen nagu üli hard to work with nagu. Aga minu meelest see on teadlik. Ma vahepeal mõtlen, miks keegi mingit filmirolli paku. Ma munn. Aga minu meelest ma olen seda mõelnud veits igas USA podcastis kõik tüübid räägivad sama juttu, et ma ei oskagi muud, aga see on ju, see on teadlik valik ka ju tegelikult ja see on mingi võimal, et sul on vedanud piisavalt, et sa saad seda kind of uhkusega öelda. Et ma ei oskagi muud, sest et
paljud mitut koomikut sa tead, kes on täiesti kodutud, nad on sitad huumoris, nad ei oska inimesi naerma ajada, aga see on ainuke asi, mis ma oskan. Et nagu, et ja siis tegelikult on ju see, et kui neil läheb hästi, sul läheb hästi, siis sa saad ka selle luksuse, et... Ja tegelikult ma ei tea, miks ma seda ütlesin, sest nagu sa tead, ma olen nagu hästi paljudes asjades suurepärane. Just. Põhimõtteliselt enamus asjades, mida ma teen, ma olen nagu... Vastikult, jah. Sa oled nagu kohe teemas. Jaa, mõistan. Kvantfüüsika, lahendatud. Lahendatud. Aga ja tegelikult, kui ma mõtlen, siis mulle ikkagi meeldib see mingi produktsiooni pool ja kõik mingi muu see ja ma olen absoluutselt nõus, et see on privileeg, et saab teha ainult seda päriselt nagu stand-upi teha ja settidel keskenduda. Et see sama kas või inimesed, kes nagu, kellel on nagu raske karjääris, see, kui palju aega nad veedavad mingisugused mõttetu sotsiaalmeedia, mingid tänavaküsitlusi tehes, mingit ükskõik mida, mis ei ole sellelt nagu craftiga üldse nagu seotud. Ja see, et me saame olla nagu need vennad, kes lihtsalt iga õhtu, et ma tahan spetsiifiliselt nagu väga spetsiifilise lihasega iga õhtu nagu. Ja kogu mu promo on see, et ma panen publish event. No jaa, aga sa oled kuulus, sa meeldid inimestele, kuldmuna, 3 tükki. 3 kuldmuna või? Üks on pronks tegelikult. Mine putsi, sul on 3 kuldmuna või? Üks on pronks. Oomipood, mis veel? Siis Citroen Ami. Mis see on? See oli need, mis me Kristeliga tegime samal ajastel kui Oomipood. Vaata, kus me selle elektriautoga sõitsin. Ja siis silmalaser ka, mis me vennaga tegime. Luke Longlil on ka pulsiga mitu championship. On ju? Täpselt, siis on ju sama. Nii, oota, mis veel? Ja siis silmalaser, see, kus me vennaga tegime see suur konspiratsi. Mattias käis silmaopil. Jaa, just. Tähendab, käisin. Ja full paanika, kui lähed otsas on ja peab avalikult prillidega olema. No, ma ei tohi. Siiamaani silmaga. Ega küll varsti on see... Eks varsti on see tehnoloogia parem ja äkki saan mina ka teha seda. Igatahes 11. septembril. On ju, 11. septembril. Oli üks õudne asi, on ju, juudijutud. Aga 11. septembril oli mul ka screenshot telefonis. Tegin screenshoti telefonist, sest et ühel brändil nimega oled sa näinud neid? See on mingi juustupood ja siis on... Papsid.ee Lagrits by Bülov. Papi.ee 9-11 Hulapalu. Kas sa... Leina Laager. Käisin. Käisid? Jaa, sa kuskil rääkisid. Jah, käisin Estonia Leina Laageris Lepanina hotellis. Ja siis tegin Lepanina hotellis private'it mingid aastad tagasi. Ja tuli meelde? Seal nutsin. Seal olen nutnud ja seal proovisin merre kõndida. Aga ei, siin private oli ja pärast nussisid rahaga. Oli? Ei, tegelikult ma ei tea. Ma arvan, et hea oli. Aga kas sind ei ole keegi mingi full aja, kui see mingid tähtpäevad on olnud sellel tragedil, et keegi ei ole sul tulnud, et kuule, et me tuleks külla sulle, teeks mingi indeka, kuidas on olla? Tead, tundub, et Eesti meedial pole mu numbrit. On? Sa oled nagu see John Travolta. Mina Eesti meeldigi teed see Pablo Escobari mehe. Estonia huku aastapäeval. 28 sept, 23.50. Siis järsku Delfi helistab, kuule, teeks doki sinust. See on lõpuks nagu. Käime Kossu tiimiga üle Euroopas nagu mine pest. Ja helistavad ja 28 sept. Selle kuradi miitu asjus tuligi välja. Ja siis nad leiavad numbri üles. Tegelikult on küsitud, jah, aga ma olen kõikide sükust asjade peale, ma ütlen, et ma oma isiklikust elust nagu ei räägi. Ja, las huumor räägi. Kui tahate nagu stand-upist rääkida, siis ma võin, aga ma nagu isiklik elu. Aga üldiselt jah, ma ei ole nagu... Et kui kunagi tuleb mingi TV special Life After Estonia sinuga, siis on see, et siis on tõenäoliselt piletimüük veits kuivanud.
lihtsalt kui noh, et kui hakkavad siis tulema ma hakkame seda pumpama papa käed selja taga siin käid mööda lahti vaata et 12 kuud papa haual see kirjutab ennast ise see kirjutab ennast ise unustasin lillikasta kalmistu kaev ei tööta oi 11. september oli ka üks tragöödia. Aga sul on telefoni screenshot. Screenshot oli see, et firma nimega Lagrits by Bülov tuli reklaam mulle ette, et neil on jõulukalender väljas. 11. september. Kas kunagi ei olnud november nagu see, kus kõik vingusid, et te teete jõulukaunistusi vaikselt? Mulle meeldib, et sa oled need jutupunktid valmis pannud ja sa oled nende koha pealt laetud. Ja sind ei koti. Sa oled need... No, septembris jõulukalender. Et nad nagu pushivad jõulukalendrit. Mis asi on jõulukalender? No see, et see on ainult detsember nagu. Jah, 24 kuni jõulud, 1 kuni 20. Nagu advent, kas see on nagu šokolaadikas? Kas see oli nagu lagritsa? Lagritsa. Siuke paks. Siuke noh, et külgedelt võtta siuke paks. Ei, sitta septembrit sul. Mis seda? No ja nad peavad hakkama varakult müüma, sest see on lagritsa kalender. Kurat, piletid ei liigu kuidagi. Võib-olla see on nagu see on nende ängel, et see ei lähe pahaks. Sa võid juba septembris valmis ära panna jõuluootus. Jaa. Aga kas sa oled nagu päriselt vihane selle peale, et jõulukaunistused varapoodi tulevad või see on nagu see, et sa tunned, et sa pead, sest sa oled kultiveerinud? Tead, siin sponsori logo kõrval on öelda, et mulle ei meeldi kapitalism. Tead, mul läheb hari nii punaseks, kui ma näen, et väikseid lapsi hakatakse hari punaseks. See kapitalistlik doktriin. Ja need kuradi juustukuningad. Juustukuningad, just. Mind tegelikult veidi häirib. See saaks olla pitsi juustukuningatele. Et sa oled nagu kaubanduskeskuses ja hakkad ütlema midagi kohutavat kapitalismi ja... selle... Me teame, kelle kohta. See infiltreerunud, kõrgklassi infiltreerunud rahvus. Jah, kaepaiksed. Vaikselt läheb video kinni inimestel. YouTube'i konto on blokitud. What? Aga mul oli sponsorid. Ma just sain asja käima jälle. Jah, aga see oleks väga hea, kui hasartmängu asutus helistab sulle, ütleb, kuule, me ei saa see nagu mingid väärtused on ka. Sa läksid üle. Nüüd sa läksid. Kui sa ütlesid, et oktoobris jõulukaunistused on liig. Ja siis sa mainisid 5 meie parimat sõpra ühise nimetajaga. Aga, et sa hakkad nagu ütlema, vaata, need kuradi, kõik saavad aru, et siit tuleb üks mahlane, sest no me kõik teame, vaata. See on ka hästi, mulle meeldib, vaata, et sa oled see kuvand, mis sul on, et sul on nagu peresõbralik, on ju? Ja nagu, et noh, et sa oled nagu selle Tallinna nagu cooli crowdiga, aga kõik teavad tegelikult, sa oled nagu räigelt parempoolne. Ja... Ei, iga mõlema poole peab ära kuulama. Et teha nagu ikkagi haritud valik. Igas konfliktis on 2 pool. Et teha informeeritud valik teha. Ma pean kuulama ära. Kõik räägime asjast episoodid. Aga mina ei ütle kunagi neid halbu sõnu, mida ei tohi öelda. Mina ei ütle neid, aga ma südamest naeran, kui keegi teine ütleb. All right. We have fun here. We're having a good time. See on huumoripodcast. Pane hästi palju jutumärki kalle poole. Sander, kas sa lähed... See kuradi logoga, see on ka hea mõte. Tule pikselda see huumoriklubi ära.
sa saad iga kord, kui ma juut ütlen. Miks ma naissin? Vaik nii, õnneks ei, sul on see porn-cam, ma arvan, sellest lihtsalt välja ei saa. Fuck. Kas sa arvad, et sa pead nagu piiksu panema või? Ei, tegelikult kas see on nagu paha sõna? Ta vist ei lähe. Üks kord oli siis, kui seda... Kui sa sitan ette paned... Või siis need. Et sa ütled juba mitmesest. See on isegi hullem võib-olla. Iga asjaga tegelikult kui meil. On küll, jaa. Ei, sest mõtle, kui keegi alustab lugu, et no ja siis kuradi töö juures venelased on ja see on okei, mis nüüd tegid. Türe töö juures need venelased. Okei. Nagu vaatad, kas loo alt. Me teame, et see on praegu chill vihata, aga maa. Aga mulle meeldib, kui eestlased naudivad seda praegust võimalust. Kus on nagu see, et vaata vahepeal oli siin juba mingisugune vähemusrahvusid, oi, öelda paha. Nüüd on nagu see, et vene teenida, näita passi. UA või ruu. Konkreetselt stripiklubis oli nagu, et no nii, kas sinivalge või... Aga see Ukrainski? On jah. Ja. See on üks osa, positiivne osa sõjakoldele lähedal elamisest. Et oorad. Panen su mikri korraks, võtan ja tuleb see. Aga I'm just saying. Aga jõulukaunistused liiga vara. Jah. Siis kui ei ole nagu vaib, üleüldse nagu, minu arust nagu jõulutulede jaoks peab nagu pime olema. Aga nagu kaubanduskeskus, kus on nagu see valgus. Äkki nad teevad, äkki see on tegelikult nagu kaubanduskeskust appikarje nagu sellele, et nagu please, ostke fucking varem asjad ära. Me ei taha teha 3 vahetust järjest 23. detsembril. Nagu hakkad juba oktoobris nii, vihjame, please, tee nimekiri, osta fucking ära. Ma tahan siis... Jah, äkki tuli just mingi cool labubu välja. Labubu. Aga vaata. Raha pole. Jah. Ja sa ei hooli inimestest nii palju. Sest kas sa ei osta kingitusi ainult selle järgi, et kes jõulutööl tuleb välja, kellele sa külla satud? Muidugi, saada postiga ju. Noh, plätsti. Just. Tead, mis meil on imeline, ma ei tea, kes selle alustas, mu õde vist. Meil on see loosipakk. Üks kink jõulutööl lihtsalt. Meil oli ka, kui vanaema ära suri, siis sai rahulikumaks selle asja. Et okei, et tema jaoks testisid, et jõuluvana on 78 aastat. Iga aasta. Vello, kus tule vaata? Vello jälle ei näe. Aga jaa, kuna me ei olnud südant vanaemale öelda, et jõuluvana pole. Siis mängisin. Aga see, et kõigil on kingitus ja laulame koos ja that type of shit, vaata. Aga see on täiesti päris, kas... Nad käisid nagu laageris ja õppisid, kuidas meile luua elukast või jälestused. Papsid.ee saad poisiga koos papsiga kärjes, kui ta öösel unes karjub. Aga äkki seepärast me olemegi kõik veidi siuksed horderid, nagu sa näed, siis see teine pool stuudiot, mida kaamera ei näe, on ütleme ääreni asju täis. Et kui iga sugulane pidi mulle tooma mingi ühe plastikjulla jõuludeks alates teisest eluaastast ja siis oled nii, et ma ei saa ju seda ära visata. Onu Tom ju kinkis selle mulle 89. Siis kui enamus koomikud veel polnud sündinud Eestis. Aga mul oli Fääri Saarlane oli mu endine elukaaslane. Ja seal ma tegin... Kas see oli Taani filmikoolis või? Seal ma tutvusin taga. Te tutvusite teemaga? Kas sa oled käinud Fääri saartel? Jaa, mitmeid kordi, väga ilus koht. Ma olen kuulnud. Aga nüüd ma julgen minna, sest äkki ma näen teda. Neid on 50 000 seal 17 saare peal. 50 000 ja sa segasid nende verd. Ei tõmban välja. Miks see? Nagu ennast sealt... Ennast tea sellest sotsiaalsest
vormist, kus inimesed tahavad, et see oleks. Igatahes seal tuli välja, et noh, et kui oled juba inimesega deitinud ja siis tuleb veidi hiljem välja, et terve pere on usklik. See on millegipärast asi, mida ei öelda kohe. Vaid on see, et you should really meet my family. Ja siis saad aru, et ema väga tahab pastoriks saada. Ja siis seal mul oli siuke jõul, kus... Näevad su vuntsi järgi ära, et te olete pattu teinud. Siin on väike... Ta sööb meie ingli perset lihtsalt. Jump, motherfucker. Siin on üks väike paganlik munši ja... Aga seal tegin elu üks ja ainuke kord, sest me teisi jõule vist koos ei veetnud, oli see, et käest kinni ümber jõulukuuse laulmine taani keeles. Kas see nagu ma tegin aga sa nagu eeldasid, et sa oskad või? Ma ei tea, ma veidi oskan tegelikult. I can hold Mõtta, ma ei tea su kohta midagi, sest meil on hästi nagu huvitav sõprus. No kolleegid. Kolleegid. Suvetuuril 6 aega elame põhimõtteliselt koos. Parimad sõbrad. Nüüd ainsad sõnad, mis sellest, mis see oli 1,5 kuud tagasi, kuna lõppes 2 kuud tagasi, mis see kuu on, mis asi meil on? September praegu. 11, ja. Lähen reisile järgmine nädal. Londonisse Dave Chappelli vaatama. Chappell, okei. Dave Chappelli ja siis Hollandisse rongidega sõitma. Autistlik pole. Tšup. Aga see... Mul ka läinud. Täitsa päris. Dave Chappelle ja... Londonisse lendama. Ega enne see oli kõik viis meid nagu off the rail. Kui riff on liiga hea, vaata. Kui riff on liiga mahlane. Tuur. Mingi ümber kuuse laulmine, et suvetuur, me ei tunne üksteist kolleegid. Ja, nüüd on möödunud ühesõnaga siis 1,5 kuud suvetuuri lõpust. Ainsad sõnad, mis me oleme vahetanud, sa kirjutasid mulle, et kuna raha saab. Ja nüüd, et teeme podcasti. Ja nüüd me ei näe üksteist kuni järgmise suvetuurini. See on mingi 3 korda satud randomilt jooma. Lihtsalt sa jääd meile vahele, kui sa oled kuskil väljas. Et ma väljas ja siis, okei, ma teen selle fucking open mic'i teen ka siis ühe. Ja Kristel teeskleb üli hästi, et me meeldime talle, vaata, siis sul on see, et ei raha küll, ma pean nende vendadega. Aga õnneks ma tean sinuga, ma pean siit lihtsalt piisavalt nagu jootma, kuni see võtab üle. Väike saatlen võtab üle ja siis järsku mis kodu. Seal on see, et ega ma Kristelile ka ei ütle, millal nagu pidu on. Ma hoian neid, sest ta muutub täielikuks, teie homiks kohe. Ütleme nii, et kui kuskil on mingi joon tõmmatud, et kes kumma poole peal on, siis Kristel saabub juba teie pool joont. Jah, aga see on nagu kaval seisukoht, mis võtta, ma arvan. Ma arvan ka kõige. Ja see on nagu ta nägi kaugelt ära, mis on dünaamika. Ma olen väga nautinud suvetuuril neid hetki, kui millalgi mingi random nagu tähtede seisu pärast või midagi tekib nii, et näiteks Roger on ühel õhtul peksupoiss. Siis mul on nii, et what the fuck? Nagu sest, Ardos ei ole. On ju, Karli ka ei panda puid. Dan võib olla, on ju, Roger võib vahel sattuda, kui ta umbes, ma ei tea, magab sisse või jätab, või fotograaf on liiga kallis või fotograaf liiga kallis või midagi. Täis hinna nagu, Saaremaa oma. Just, ja siis Miki võib ka vahel olla, aga hästi harva. Ja siis sa tead tavaliselt, et siis Mikiga on see, et siis ta läheb nagu tõsiseks ja siis nagu fun on läbi. Eks ma veidi tahaks teada, kuidas Ardo nagu õigesti tegi, mis ta õigesti tegi, et ta on untouchable nüüd. Võta. Ta on nagu When you go at a scorpion, you get stung. Mina ei julgeks talle midagi öelda. Tal on ilmselt minu nagu, et see on alati, kui roast tuleb, siis mul on see, et mul on nagu päriselt hirm. Et kui ta tahab ilmselt, siis ta võib nagu hävitada kogu mu nagu isiksuse. Sa ei ole mõelnud, et see on nagu see ja see on nagu see, et türa küll kogu mu elu on siis.
me seal, kui Salmes olime ja mingi sättisime tehnikat püsti, siis oli ka see, et siis kui sa olid sunnitud veidi kauem kui show. aga vähemalt sa saad nuppe keerata ja juhtmeid mudida ja siis oli see, et tehnikule musid ja Dan midagi riffis Ardo kohta ja siis kõik nagu itsitasid veitsed ja siis keegi küsis, et no Ardo, mis sa nagu ütlegi midagi või Dan nagu jäi veel otsima seda nagu vastusalvamist ja siis Ardo oli lihtsalt mida sa pabised seal ja siis Dan oli nagu kohe tõmbas eemale nagu tegi ta lihtsalt nii väikseks, et nagu ei koti ka võtta. Oh my god, mis Dan hip-hop festivalil tegi? No, Dan tegi palju asju. Kakapepu on Kakapepuga on nii wild väljas. Kakapepuga on nagu ülifun. Võtta kõigi sees elab keegi. Ja kui Kakapepu tuleb, siis on nagu big things nagu on. Aga hip-hop festivalil teine öö. See kõige kurvem öö, sest see festival lõppeb hästi veider. Kõik on läbi, muss on kinni, nüüd me oleme lihtsalt Elva metsas. Saage kaineks ja tõmmake nahhu. Huvitav. Väike üleminek. Meta, midagi nagu õtsa. Aga reaalselt, nagu muss saab läbi, siis hakatakse see kahvel turadi tõstukid ja hakatakse kokku panema nagu. Otse töö tuled peale. Ja ülikurb on. Ja siis seal jagunevad paarid. Ja tegime nagu napsu kuskil ja siis mingis kämpas ja oli üks nagu tüüp, seal olid mingid daamid, kellega ta üritasid nagu juttu teha ja ta oli nagu mingi siuke Tallinna vend ja tal oli vaata, sa paned lihtsalt riidesse, on ju? Tal on nagu ansambel. Saad sa aru? Et nagu elemendid nagu mängivad ja tal oli mingid taskud, siis tal oli see piini, vaata, mingi üles keera, mingi selline ja kogu, tal oli nagu mingi hull nagu thing, tal oli nagu rets nagu thing. Ja siis ta üritas nagu Danile midagi öelda, mingit nagu dominantsi sättida, on ju. Ja siis sita mulletiga Kakapepu lihtsalt vaatas teda, siis vaatas Piffe ja küsis, miks see Tammetõru minuga räägib? What? Ja isiksus cancelled. Aga ühe lausega kellegi nagu kogu isiksus välja lülitada on nagu mul üks sõbranna rääkis, et kunagi ülipikk, vaata esimesed pildid interneti panna oli nagu üliraske, sa pidid mingi skännima mingi päris foto ja siis mingi arvutiklassi minema, mingi old thing, we old. Ja ta ülikaua nägi vaeva ja sai lõpuks selle pildi nagu reiti üles, see oli mitmenädalane töö, pani pildi reiti üles, mingi 4 minti hiljem keegi kirjutas rõve lehm. Tähendab, ei, see ei ole üldse naljakas. Tõesti häbiväärne käitumine. Eriti selles varajases dial-up interneti ajal, kui iga täht oli raha. 2 nädalat tööd, mingi siuke pilt rõvele. Ja nagu 12-aastasele tüdrukule ka, mis on nagu insane. Aga need olid teised ajad. Kas sa käisid jututubades või? Ma käisin Ameerika omades. Mirkis käisin. Paar pilti sain ka. Põhiasi oli see, et vaata, et ma isegi ei mäleta väga, kuidas see oli. Seal oli mingisuguse temaatikaga vist jutud. Mirk. Ja siis asi, mis sa küsisid kohe S-asjana, oli ASL. A-kalkriips, S-kalkriips, age, sex, location. Ja siis tuleb 57 India. 13 mees, su naaber. Ma tean. Teise maja mell. See on Pääsküla jututuba. Saame sõbra. Lähme jäätmejaama koos. Vaatan sinu jäätmejaama, okei, vaata. Kus see nagu pidi minema? No, et päraka nagu jäätmejaam inimesel ja siis nagu suur mees. Assimilatsiooni jauk. Kas sa... Persse seksini siis siuke... Jah, siuke sujuv. Pala. Väike pala. Ja. Kas sa oled, on ju, sa just mainisid, et sa naisi võib-olla oled näinud siukses härrasmeeste klubis, on ju? Kas sa oled mõnel korral mõelnud ka, et võiks minna
3. promo selles osas, kas võiks minna ka papsid.ee kaudu sooduskoodiga 3. detsembril Alexela kontserdimajja, kus tuleb Eestisse supergrupp nimega Chippendales. See on siis mees stripparid. Oled näinud neid? Jaa. Oled sa näinud neid? Jaa. Aga kas sa tead? Ei, ilusad õlised mehed. Aga kas seal tuleb nagu munn välja või? See vist pole munni show. See vist ei ole, on ju. See on mingi teine. Ja siis ma mõtlengi veits. Mingi munni show, ma arvan, see on mingi Mustamäel, mingi Vladislav tuleb lihtsalt teksades ja siis... Veider, et sa ütled Mustamäe, kus on sõna must sees. Having a good time. Igatahes, kui Chippendalesil munn välja ei tule, siis ju võiks olla, siis vaata lihtsalt kergejõustikut. Vaata lihtsalt kergejõustikut või hästi rannavõrk. Sama nagu või mine triibupasta show'le, ilmselt Dan teeb kakapeput. Jah, kui sa tahad nagu lohakalt pühitud persauku näha, mine triibupasta show'le. See näkku helkiv pärak seal, tal on tegelikult nimi ka, see on Daniel Veibergs. Aga teie teate ainult kui kakapepu. Et saadke muusikat nautida ja nagu show on äge ja poisid teevad räppi ja nii, aga mingi hetk ilmub kuskilt igine sita mulet. Ja on tunne, et meil on info ka, et tegelikult Dan maksis neile lihtsalt 10 000 eurot ja sa näed, et bändi poistele endale ka see ei meeldi tegelikult. Aga nad lihtsalt oli nii lihtne raha. Ja eks see probleem varsti tuleb, sest nagu iga pildi peal on näha, et esirida on paksult alakaid täis. Et kui see... Sa tead, Lil Dickil on siuke 10-minutine lugu / video Jail sellest, kuidas ta võttis laval näiteks kotte publikule ja läks vangi. Et see oli nagu alakatega show ja reip. Jah. See oli lihtsalt lugu, on ju. Fiktiiv. Ma ei tea. Siinkohal võiks Boobert Karv nagu sekkuda ja öelda omalt poolt. Kes? Mis asi? Kes on Boobert Karv? See on üks õigusmaailma tegelane, aga for legal reasons nimi on muudetud. Aga ta on tuntud võib-olla veits pööraste asjade eest kohtus käimisega. Boobert. Te päriselt ei tea või? Okei. Äkki sa oled 7 korda rääkinud mulle, aga ma lihtsalt ei mäleta. Ei, see on lihtsalt nagu mingi thing. Mingi prügitajad kaitses ja mingi... Okei. Noh. Riimumisega väike. Jaa. Selge, siis peab vaatama. Et võiks öelda, kas Daniel on nagu laste pilastaja... Just. Kas see läheb selle alla? No ma tahaks teada. Jah, et kui ma läheks... Sest see ei ole nagu erootikaklubi, kus on nagu, saad sa aru? Jaa. Pluss see ei ole nagu... Ma ei tea, kas nagu... Kus see reegel nagu läheb, vaata? Sest need nagu perseauk, see on ikkagi nagu... Mõtlen ka, et kui mul on äkki mingi, et alaselg on valus, on ju. Ja ma olen lapsepõlvest saati harjunud võtma püksid nagu põlvedeni maha, kui ma õues kusel käin, on ju. Aga sellel hetkel mul ongi alaseljas mingi jama, et ma ei saa päris sirgelt olla. Ja ma lähen lihtsalt juhuslikult triibupasta lavale. Kas sinna või kuhugi murumunalasta ja põõsasse, on ju. Onu peab pissima täpselt sellel hetkel, kui lastel on õues mängimise aeg, jookstakse võidu 50 meetrit. Ja ma olen seal küürakil välkuva aanusega pissin. Pissid, kakapepu. Oma pruuni uriini. Kas siis on nii, et nagu... Kaka suub. Seal on nii palju inside asjad, kõik on, millest te fuck türa räägite? Sa salvestad seda. Aga on täitsa ikka näha, et ma ei ole nagu 10 päeva olin pausi saanud alkost. Ma olen nagu kuradi 2 longerit ja mul on nii täis nagu Maria Sepp. Nagu see slopi. Ma ei tea, ta tundub just, kui ta nagu handlib oma kärakat teile. Tegelikult handlib hästi, jah. Handlib hästi. Huvitav shoutout. Sa hakkasid rääkima midagi, kas sa mäletad? See on huvitav.
Kakapepu äkki. Inside, ei me vist tegin selle Chip and Dalesi ja vaata siis juba kergejõustikut ja et kui peenis nunn ei tule. Kui munni ei tule, jah. Ja see, et kas sa lähed vangi, kui sa pissid väikeste poiste peale. Et ma ei tea, mis seal peab siis tegema, peab ütlema, nagu kui mul on alaselja valu, ma kummardan, pärak on laste suunas ja siis ma ütlen äkki mul on hääl ka ära. Aga miks sa kused? Hästi kiire on. Ja tead, Tallinn muidu väga hästi tehtud. Mina ütlen välja, Keskerakond on teinud pikalt head tööd. Nagu fuck off kõigile, kes ainult vigu näevad. Ma ei vali neid, see ei ole üldse kindlasti minu poliitiline seisukoht, aga vaadake veidikene mingeid häid asju ka. Sotsid tegid ka häid asju, kõik on teinud häid asju. Üks asi, mis on puudu. Kusehäda pole. Kusehäda või mul on ilgelt vaja keset päeva kangi panna, sest ma otsustasin 18 spicy wingsi õhtul süüa ja ma olen teel mingile koosolekule. Mul ei ole äkki kogu aeg seda 3.50 üle, et osta see fake kohvi kuskilt Dublineri kohvikust, et siis minna pasale sinna kuskile. Pluss nagu kohvikus. Jah. Mul näiteks keegi sööb praadi ja siis mul reaalselt oli ei ütle üks kohvik, ei ütle mis kohvik on ju. Läksin sisse, see oli üks tuntud Eesti laulja keset ja see oli nagu hästi ülilist valju, nagu oh my god, ma olen nagu literally siin ja nagu full fiasko on ju. Võtsin kohvi, võtsin laua, lähen kakale. Suundun tualeti poole ja no ukse kõrval on laud. Niimoodi üks armas noor paar tüüp peab nagu tooli ette tõmbama natukene, sellepärast ta nagu natukene ukse ees. See kõige odavam papist uks. Nüüd ma lähen sisse ja siis ma kuulen seda Eesti, oh my god, ma nagu olin Superstari saates. Volüüm ei muutu, kui ma panen ukse kinni. Nagu 4. hooaeg oli nagu kõige. Aga tead see, kui sa hakkad, sul on kusehäda ja sa hakkad koju jõudma ja siis läheb kriitiliks, sest keha nagu, ta teab, et ma olen seal. Ja see ei olnud see, et aha, ma siis otsin, lõpetan kohvi ja otsin järgmise koha. Oli aeg. Tuvastuta. See laulja tegi oma jutus pausi. Sest kogu kohvi, tead see, lihtsalt üks ja kogu kohvik. Oh my god, siis Superstaris ja siis vaikselt tuli see. Ei, seda ma ei tea, hästi ventileeritud ja tore koht oli ja nii kaugele me jälle, seda ei olnud vaja, see oli juba kakalugu. Aga vaata, kui nagu tegelikult peenelt neil ei pidanud teidil pasais olema. Minu meelest, okei. Ehk siis väike etteheide Tallinnale. Sükseid mugavaid. Ma nagu reaalselt... Pole, jah. Seinfeldis oli hästi hea see... Kus sa läheksid Tallinnas sitale nagu avalikus kohas? Kus on nagu... Praegu ongi, kui näiteks... Viljandis Uku keskuses Prima. On jah, ma olen ka seal kogu aeg. See on hea kaugel. Oma ette, nurga taga, muss mängib. Hawaii Expressi mingi tarratata, nagu It's Always Sunnis see Animal Shit House vaata. Kui me ostsime kodu, siis mul oli esimesed mingi mitu kuud kuiv käimla ja ma käisin nagu iga päev Uku keskuses. Käisin nagu nii palju. Mingi hetk nagu turvamees, ta sai aru. No ei siis. Jah, see vend, kes suitsu vorstinis, esimesed mingi paar päeva üli, võib-olla vorstinist. Sa ei osta kuna. Tangiga. Lähed käid oma vorsti panemas. Up. Visuaalne. Paha mees. Mis mind häirib? On avalikud käimlad, kus Tallinnas sital käib, aga avalikud käimlad, kus sa pead pärast kätepesemist veel ukselinki puutuma. Ja, ma teen ka mingid jalasüsteemi kuidagi. Ma ootan lihtsalt, kuni keegi tuleb. Oled see nagu kirurg. Tule siia, vaatame selle üle nüüd. Aga üks on, see ei ole parim koht, aga alati üllatud, kui on sellised kohad üldse olemas. Näiteks, kui sa Snelli pargi otsas ja
Toompea, Pika Hermanni all, seal on siuke konteiner veldik, mis ei ole tasuline, mis vahel on ka muidugi halb märk, sest sa pead filtreerima selle 50 sendiga inimesi ära veits. Aga samas veits tahaks tasuta kohta ka. Ehk siis seni mul on vist, hetkel on mul võib-olla, see on nüüd jälle privilegeeritud olukord, sest see mees. The Face. Juustu, Pärnu Maranda. Veidi teeb stand-upi ka. Kristel Aaslait. On Hellhunt. Seal mul on see, et nagu lähen lihtsalt. Davai. Aga kahjuks teie... Kuula nüüd haiget. Lennart Meri, Tallinn Airport. See enne võrrat. Ja see all seal või? Jah, no rules. Imeline. Külje peal kabiinid, nagu istud küljega. No rules. Väga nice. Korras? Pahasid pole? Just. Aga sina? Business casual? Aga see üks on mul see, mis näitab, et ma ei ole kunagi ise maja ehitanud, on see, et ma olen nagu hingepõhjani solvunud, kui on uus hoone ja seal on tehtud sellest kuradi saepuruplaadist need niimoodi põlved nähtaval kabiini uksed. See on see, et me elame nagu, miks meil ei ole helikindlat ruumi, mingisuguse 3000 eurose uksega, miks ei ole 72 kabiini, et kõik on eraldi nagu, mul on nii, et nagu, vastik nagu, ainult pissuaarid ja see üks saepuruplaadist kabiin, ja siis kui ise ehitaks, oleks nii, et vahe on 50 tuhhi või 100 kilo või mis iganes. Situge renni. Ja täpselt pohhui. Animal shit house. Ja ongi lennujaam või siis trammis täis situda põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt, kui sa oled harjunud Uku keskuses oma kodust käima, sa võid lihtsalt Mäinikule sõita ka lihtsalt kuskil metsas sõjaväebaasi kõrvalt kangi panna. Mulle ei meeldi nagu see alfresco. Aga see, praegu tuli meelde sellega, suunal Mäinikule, kui sa juba ikka veel edasi kuuled, pole kinni pannud, siis inside info, kui sul on auto ja sa võid Bolt Drive'i võtta, et sul pole nagu nii. Või see MC telokoodi tead. Siis saab reaalselt, su MC-l on ilmselt telos asi, millega saab lihtsalt tänavalt suva auto käima panna. No rules. Täpselt. Literally no rules. Ja kui ta on see ei ole takso, see ei ole tõuks, see on auto kaubik. Paned lihtsalt kaubiku. Tesla! Kui su MC-l on piisti äpp, sa saad lihtsalt lähed võtad linnast. Tesla. Ja kui su MC-l loodetavasti on viinavigaga küljes, siis ta ise ei mäleta lihtsalt. Ju siis käisin. Ja mis vahet seal on? Time of your life. Time of your life, täpselt. Paned Katriinile näppu ja... Teslas! Ja loodad, et ei squirdi, sest muidu on elektroonika perses. Ei, tal ei ole veel isegi magneet. Vered jooksnud. Sest Reven on 12. Aga Katreen on 9. Ta on 9, aga talle meeldivad vanemad mehed. Ja ta tuli Tesla! 11 on süüdi, Sander Õigus. 11 on süüdi. Keegi türa peab olema. Keegi peab seda kandma. Keegi peab seda kanda, mitte jah. Aga jaa, need on tõesti need kohad, kus mina siis situksin. Jah. Mul ei löö ette, ma tean, et mul on neid valikuid veel, kus ma tean, et oli, aga suvetuuril selle nurga alt küll, et kui mul oli 3. aasta, siis tekkis küll linnades juba siuksed, samamoodi umbes Uku keskus on ju, tekib mingi linnadega Tartus tead, et taskus on ka kuskil. Plus vaata, sa hakkad venusid, vaatame selle järgi, kus saab nagu, tead see, kui mingid kohad, kus on üks töötajate vets. Ja siis mul on nagu see, et okei, ma tahtsin nagu 45 minti pota peal videosid vaadata. Nii et mu pärak kukub potti. Nii et nagu full pro-labs. Aga jah, niimoodi, et ma ehitan nagu lihtsalt kättesaadavast butafooriast selle kakatooli endale. Ja nagu cleanse, väelaager. Ja toorkakao laager. Aga jah, ja osad nagu ma olen vahetanud oma tuuril venuesid, sellepärast, et muidu on nagu fine, aga nagu... Ja, vastik. Ei, sest mul nagu mingi aasta oli...
mingi siuke statistikat, me käisime tuuril igal pool söömas ja mingi 25 kohast mingi 6 toidumürgitust või midagi. Sest Eesti väikelinnade toidukohtade tase on nagu ta on, vaata. Ma pole rahvast käinud ja. Mis lõõnaga kana üldse on? Tuli meelde veel üks. Pärnus, Port Arturis Apollo. Üleval, 3. Sul piletit ei ole vaja või? Preepilet või? Preepilet, Apollo. Uks läheb lõpuni kinni kõrged uksed. See on see Linnamäe papp nagu. Pane mis neli kihti. Pane suur uks, äkki ma satun ise ka siia. Pane suur uks ja spa-hääled. Eesti inimeste organismid ei ole maisikaar. Kas Sander, küsin sult viimase küsimuse, siis pakime asjad kokku vaikselt. Mis kell on meil juba? 19.30. Ossa vitt, me nii kaua siin on. Sest me lähme ju uut materjali proovima. Ma teen täna mingi pool tundi uut. Davai, siis mind polegi vajal väga hea. Tule tee 5. Ei, ma ei saa. Mul on palju uusi, aga me ei viitsi. Tule tee. Ei. Tule tee lihtsalt zoi-oi-oi, tee seda. Midagi sellega. Sa võiksid teha nagu, et sa tuledki, kõik koperdad lavale tulles. Naljakas juba. Lööd vastu maikst ja nüüd oi-oi-oi. Ja siis võtan märkmiku välja. Ma isegi ei tea, mida ma teen. See on see, mis päriselt tehakse. Ma teen ka seda päriselt tegelikult. Türa, see häirib mind nii hullult. Ma käin ise ka nagu notebookiga. Aga nagu see, et inimesed lähevad nagu lavale ja ütlevad see, et kui ette räägid midagi. Et nagu, ei see, et nagu ühesõnaga, kas te olete mõelnud, et bussijuhid on peded? Ja, seda siis ei tee. Mis siis veel? Nagu sa oled seda ma olen teinud. Jupuudega. Seda ma olen teinud. Aga ja üldse hea see, kuidas mingisugused inimesed, kes on nagu pool aastat teinud, lähevad peale, nagu panevad telefoni ära, panevad nagu... Ja. Sest vaata, sõgedad inimesed saavad liiga lihtsalt liiga suure platvormi stand-upis. Just. Sest Eestis on kunagi, igaüks saab maigile peale, vaata. Ükskõiges nagu 4. Me oleme ilmselt mingisuguseid nagu... Mingid potentsiaalsed koolitulistajaid oleme kindlasti nagu tekitanud või mis iganes. Ja, ma arvan, et panevad tööl kunagi kohvipotti, mingit süaniidi. Ma arvan, üks neist, kes on käinud... Ta oleks olnud koolitulistaja, aga ta ei läinud gümnaasiumisse edasi. Ta läks hoopis Ameerikas tegema naljakaid videosid. Võib-olla ta on ka siin kunagi külaline pärast. Eks me oleme kõik elus. Jürgen Weber või? Kas Jürgen Weber pidigi riigile raha tagasi maksma või? Mis ta tegi? Ma ei tea, aga kas ta... Alusetud süüdistus. Ei, kas tal ei olnud see nagu, et ta ütles riigis sai mingi retsipapi, mingi kultuurkapitalilt, et ta läheb võluma USA-sse. Aga siis lihtsalt mingi trippis. Ja tal ei olnud nagu pärast elu trikki ette näidata, ma ei tea. Tead see, Eestis ongi see, et... Ja palju Aavo Viiol tagasi maksnud on nüüdseks, mis sa arvad? On see vend või? Nagu nimi on tuttav, kas see oli see Pärnu tüüp või? Ei, see ongi teine või? See oli kunagi mingi vend, kes varastas hästi palju mingi riigi raha riisus, siis ta pandi mingi maksegraafiku peale, aga ta on mingi miinimumpalgaline, ehk siis ta varastas 18 miljonit, et ta maksab nagu 42 euro kaupa tagasi. Euro ajal või? 18 milli või? Putsi, ma ei tea. Alusetu, lihtsalt lähmerdan. Lähmerdu või? Mul on just see, et vaata, mul oli suvetuuril see Sulo asi, on ju, ja ma üldse ei fact-checkinud. Ja ma panen selle video kohe ülesse, sest ma tean, et see libateema, aga et ma üldse ei fact-checkinud. Aga sa ei fact-checki ju midagi, sa ei fact-checkinud, et saarlast pole puudega ka. Nad on sandid. Ei, nad teavad ise, mis nad nagu teevad. Nagu kures, ei, üli tore, aga nagu... Ei, nagu ongi lõbus. Eesti väike linn. Kõige kiiremini kägistatud linn. Linn, kus mind kõige kiiremini keegi kägistama hakkas, on Kuressaare ja võt see tiitel ja nagu mitme tunniga. Niimoodi või? Viljandis augus, sa lähed 11 ajal tantsima, võib-olla mingi 4:30 ajal võetakse kaelast kinni. Ja Kuressaares oli 12. 12:15. Sisuliselt südaööl.
olin võõral inimesel full nupu võttes . ja ei vaadanud silma ka . ei , see pullivärk on tere , see on . no tervitused siis minu Tervitused eluarmastuse sünnikohale . no ei , ta tuli ära . ei , ma tean ja te saate mingi perekulud lihtsalt lahe vend , mis iganes . Kuressaare desertöör . ja ei , mulle nagu Kuressaare tegelikult nagu meeldib ja see ongi nagu naljakas , sest ma arvan , et saarlastel on piisavalt terve huumorisoon ja see on sama asi , vaata nagu , et oleneb , vaata mõni koht ongi nagu Fuckvere ongi sitaauk , vaata . aga see on see , ma olen sulle otsa rääkinud see teoreem , et vaata Eesti linnades osades on nagu inimesed nagu väikestes linnades on nagu mingi kommuun ja jumala lahe , inimesed elavad ja teevad mingisugust nagu elu ja siis on linnad , kus inimesed on nagu kõik tunnevad , et nad on kinni ja nende nagu ainukene võimalus pääseda on nagu Tallinnasse saada . ja siis on nagu mingi noh , et ühesõnaga see , et kui Tallinnas öeldakse kõige kohta sitaauk , siis on hästi paljud kohad , mis on nagu ei , meil on sitaauk , meil on kolmapäeviti käib kino ja mis iganes onju . ja siis on näiteks mingi Viljandi rahvas , vaata , üli chill , Eesti kõige ilusam linn , kuradi 7 järve , ülihead , üli nice ja neil on nagu see , et jah , ongi sitaauk , ärge teie üldse tulge , meil on sitaauk , ärge teie üldse hästi pask on , ei olegi vaja tulla , vaata . ja minu arust Kuressaare on nagu sama , neil on ja ongi vesi on pask ja kõik ära üldse sina . sest nad on aru saanud , et liiga palju inimesi käib seal , see on nagu fun koht , aga nagu Pärnu , vaata , kui vahepeal Pärnus mitte keegi ei käinud ja üli fun oli . ja nüüd on nagu Pärnu mingi tagasi . just . ja siis ütled midagi Muuga kohta ja saad kuuli lihtsalt . no või noh , insert some other place . Other bullet , needle , Kohila , Kehra , Maardu . Pasa . lihtsalt , et balanss oleks paigas . Aruküla . pane Lõuna-Eestist ka midagi . Lõuna-Eestist . Ülenurmes on löögivennad , ütle nende kohta . Võru äkki . Võru on siiski liiga , ütleb midagi . Võru on tead siukest ütlust , keegi ütles Võru kohta , et kui katus peale panna , oleks üks suur litsimaja . sina ütlesid . ei , ma nagu kuulsin . ja Tallinn või Tartu ka , need on kõik balansist . Tallinn on kõige hullem fuckhole nagu all day türa olen mingis karksinuias enne kui Tallinnas . siis keset päeva sittuda ka kuskil , kui 50 senti ei ole . türa karksinuia bussijaamas . Fuck no . Koobis ei pea küsima teenindajalt häbiga võtid . mine situ lihtsalt lähed , mine situ . ma ka just käisin , mine . tulge pesema . nii , kas sina usaldaks ? kas see viimane küsimus oli ? ei , augustis oli uudis , et Eesti mingis kuskil kohas , et kondoomid võivad jääda minevikku , meestele mõeldud rasestumisvastast pilli katsetatakse juba inimestel . ja . kas sa usaldaks ennast või ? ma saan aru , et naised meid ei usalda , see on nagu vana pitt , et nagu naised ja mehed , küll nad on erinevad , 6 miljonit müüd . kui naine ütleb mulle , ma olen pillil , ma usaldan , et ta on pillil nagu , mis minult võtta on , mu jobi ei tööta niikuinii , onju . lihtsalt lasin laipu su sisse veits . kuldmunad on . kuldmunad ainult . aga ma lihtsalt ennast ei usaldaks , kui ma peaks igapäevaselt ühe pilli võtma , sest mul on praegu mingi kuur , ma võtan mingisugust ensüümi , mingit sendiidat hommikuti , onju . ja siis see , mille peale sa ütled , et ühe suve kaugusel väelaagrist . jah , just . aga sa teed mingi spetsiifilise , sa lähed mingi Islandile mingi , et need Eesti omad on nagu liiga kuulus siin , ma ei saa minna , liiga kuulus , fotograaf on ka kohal . higitelgis koos pingviiniga . ma tahaks täis raha maksta , ma ei taha seda kollääbina teha , fucking torkakao väelaager . ma tahaks maksta mingisugusele tööbile , kellel töö juures välja ei tulnud 9 tonni , et telgis olla . igatahes mul on väike kuur , väike Zendida on selle nimi . ja siis paar asja veel , mille kohta sa ütleks , mille kohta Sander ütleks , et kui ta näeb mind neid võtmas , ta ütleks , et aga lihtsalt tervislik toitumine . no et täisväärt , mis see väljend on ? jah , võta üks tomat . taldriku reegel . üks tomat nagu . võta tomat . äkki veidi üks muna hommikul , tomat , sa ei pea , eks võtta magneesiumi ja mingi probiootikumi otsa veel , et see ja mul läheb nendega sassi juba . ma peaks korra päevas võtma , mul ei ole süsteemi , ma ei ole nõus , et ma ostan endale praegu väga noores 38 aasta vanuselt ostan endale selle Monday, Tuesday
Wednesday, Thursday. Tean, mis jõuludeks saad. Kuna sul jõulud on? Kedid nagu sina, vaat. Me ei tähista jõule, ma lihtsalt. Oota, tere. Tabletid. Haigeriff tuli, aga see tuli vahele. Oota, mis sa ütlesid? Et see, mille kohta sina ütleks täisväärtust. Ei, vaata. Mis sa ütlesid, mis sa võtad seda mingit Zendayat? Zendida ja siis on magneesium ja siis on... Mis on nagu tuntav efekt, mis sa saad, kui sa selle tableti võtad? Zendidaga on mul see, et mul ei ole laup punane ja mul on veidi vähem kõõma. See on mingi... Eks mitte midagi sellega põhjust. Jah. Aga nüüd selle tabletiga Raw Dog Fuck Fest. Jah. Äkki püsib meeles? Lihtsalt come city, lihtsalt tuled. Aga mõtle äkki seal... Ainult tuled pumpadi. Jah, aga kõige hotim asi maailmas on spontaanne Raw Dog. Mitte see, et ma nüüd lähen umbes sama, et miks siis, kui naine lubab sul petta, siis see ei ole kunagi hot, sest siis on tingimus, et aga ma pean teadma, millal see on ja kellega. Ja nüüd sa pead oma tegude peale mõtlema, Kristjan ütles sulle nii on. No, ja ta ei tohi kuulus olla. See on see tingimus. Et sa võid... Tal ei tohi Spotify's rohkem kuulamisi. Ma ei tee, mis tahad, aga tule, kui sa Grete Baiat nussid. Või kes see laulja oli, kes oma abielust väljas käib vahepeal? Tead küll, we're having a good time. Pole oluline, räägi edasi. Kristel või? Ja siis, aga kui selle pilli peaks ka võtma, siis nagu mingi 5 tundi enne, et äkki ta ei ole igapäevane, vaid see on see, et planning to get lucky ja siis võtad pilli ja siis... See ei ole pohmuud üle küll. Papsik.ee Mõtle, kui see pill on nii, et võta kõigepealt pill ja siis see gaasiga priimus, mis lahtise leegiga ühelma paneb, siis panen kotid selle kohale 5 minutiks. Aga nagu see pill teeb selle töö. Aga lihtsalt sa pead kotti priimuse kohal ka hoidma. Läksin sinna jälle. Läksid sinna? Ei olnud väärt. Oli. Mis see nagu... Siin on lihtsalt mikker, kuna see on see on nagu lähi, see on nagu dünaamiline mikker, see võtab lähiheli. Kas nagu munni põletamine või lihtsalt see priimus oli see, mis sa arvad, priimust oli naljaks. Priimus oli naljaks, okei. Ja see on lähi nagu mikker, lähiheli, et nagu seal tegelikult on olnud meil sõbrad ja nad kõik naersid. Jah, aga nagu Raw Dog Fuckfest, tead see, kui sa hommikul nagu ärkad, ja siis nagu selles laisas koeras, lihtsalt külje tagant pool spuunis, lihtsalt paar laiska tõuget ja lihtsalt tuled. Pole kunagi teinud. Mine lihtsalt oma päevale niimoodi vastu. Ma austan naissugu liiga palju. Mine niimoodi oma päevale vastu, tegele sellega. Seleta seda bändi proovis. Pese puhtaks. Käi lapiga üle, ma olen tagasi. See oli pommellipäev, ma ütlesin Tariga, külas oli Sander Õigus, kes on nüüd varsti kohe tuuril mingi sanderoikus.ee 11 on süüdi. Ilmselgelt 11 tund. 10. Jah, 10. No seal on mingid 11 huumoriklubi ja paha mees oled. Paha, me oleme kõik pahad. Huumori podcast, see on huumori podcast. Ja kantossid maha pilli peal. Mellipäev, mul on